Siukseid käsi ka, kus ma olen mingit manöövert proovinud, et ma ei tea. Ju siis näeb. Valmis, jah? Jah. Okei, noh, mingi standard, avan tundmatusse. Vahet ei ole, S4 võited on jah. Tšekin järgi, obviously. Mis asja? Miks? Ei tšeki, jah? Muidugi mitte, Castro laual ja 5-6 connected. Miks tšekk? Ma mõtlesin, et... Peak line'i defending range hitib küll board'i. Jah, et kui ta tahab siin huiama hakata, siis... No kui ta tšekk reedus, me käidi minni siin, meil on 20 BB efekti top paar, mis me teha saame siin. Castro laual. Ma võtsin passiivsele liini. Ma tšekkisin järgi. Miks? Aga võib-olla küll, jah. Võib-olla asju, kuidas sa väljut saadi? See on 3, liidib, easy call. Ja siis ta overbreak jammib. Ma ei foldima küll, ei taha väga hakata. No siukse liini peal küll mitte, jah? Kui sinu range'is väga tihti ässa ei ole. Anyway, got owned. Ei no ma arvan, et... Siibet flop, jah, võib-olla küll, sest nii palju troosid ja asju, millelt saab väljatud. 7-8. Ja stack'id ka siuksed, et turnis läheb ilmselt sisse juba. Okei, nõus. Okei, nüüd tuleb üks haige käsi. See on mingi 50 left, mingil 10 eurosel. Ma olen 5 vist. Avan, saan small right flat'i. See on mingi Sharki järgi võitev mängija. 369 kätt ka. Nii. Siibet on ja. Ma ei tea, ma tšekiks järgi. Jah? Jaa, ma taha tšekki reisi tahada siin. Okei, tõsi. Ma ei taha tšekki reisi koolida siin. Noh, isegi kui ta tšekki reisib siin kunn mutti ja siis no ei taha seal koolida tšekki reisi, sest me võime beat olla seal juba 10-9. Ainukesed asjad, mis koolivad, on S10 suited. Ta S9 võitev mängija ei kooli S9 ja S3 seal small blind'i pealt. Et ainuke asi on S10 suited seal, mis tal nii-öelda on, saab seal. Aga tal on kõik pocket 10, pocket 9, pocket 3, kunn mutt ristid, kunn mutt ärtud, kunn mutt rutul. Ma arvan, et ta tšekk reisib neid käsi. Ma ei taha tšekk reisida kooli selle range'i vastu. Jaa, ma olen nõus. Ma tšekiks ja bot kontrolliks, under repiks oma kätt ja laseks bluffida parem. Aga läheb täpselt nii. On tšekk reisi. No, foldima ikka veel ei hakka. Siuks saisi peal küll mitte, jah? Obviously. Turni suht perfect kaart tegelikult. Nüüd beat'in 90. Pocket 3 tõenäoliselt kõvasti 90 ei saisi niimoodi flopis. Jaa, okei. Ikka veel ei saa foldida. No see võib S10 kõik olla veel. Jep. 10. No nüüd ma vist foldin. Ja ta overbet jammib. No nüüd me ei beat'i midagi enam. Ja ma mõtlesin, et nagu nii palju asju läks mööda, et tundub täpselt nagu ta tahaks mind millegi pealt maha lükata. Miks sul ei või 10 olla seal? Jaa, lihtsalt ma mõtlesin, et kui tal see 10 on, et kas ta ei tahaks seda saisida nagu natukene nii, et ta saaks ka midagi, mitte et ta paneb mingi sellise beti. Või et kui tal on mingisugune 3 eurot ka väga ei usu, miks peaks 3... No üldse ma väga vähe käsi näen, mis tahaks niimoodi saisida. No miks ta peaks seal äsa bluff jammima, kui sul võib vabalt 10x olla? Jaa. Ilmselt leveldati ära, et on overpair ja kui ta siin jammib, siis ta võib kooli saada. Miks sul ei või olla näiteks 10 poiss suited, 10 mutt, kunn 10, 10-9 suited, S10 suited, S10 off? Ma arvan, et ta turni nagu väikse betiga bot kontrollib ka mingis mõttes nagu noh. Ma arvan ka, kui ta S10, ma arvan, et miks ta peaks turnis rohkem bettima. Ükski nagu, noh see on nagu samas nagu protection for value, aga ta ei taha nagu ülepaaride vastu nagu suurt saisiga teha. Palju mingit... Palju albu riverid on tulemas ja see on bot nii suur ja mis ta siis teeb? Panga väiksem hoida. Jah, make sense. Jep, no ma ei hiirosin maha. No ma ei tea. Got owned. Ei ütleks. Vist lucky. Lucky. Aga ma ei tea. Riveris sa võiks foldida. Rääkisin ise ära ennast riveris, et tal nagu nii palju mistroosi, et arvasin, et 10 saisi. Miks ta neid jammima peaks, kui sul võib kõvad 10x olla, mida sa kunagi ei foldi?
Mark, kui ta oleks mingi Busted Draw, siis ta petiks midagigi, aga ma arvan, et ta isegi siis ei petiks sellest, et nagu siis, kui temal on Busted Draw, siis likelihood, et sul on mingi käsi seal nagu showdown value'ga käsi, mis ei foldi, siis miks ta peaks pettima seda. Ma arvan, et sa mõtlesid ise selle käe üle, ma arvan. No jah, tankisin suht kaua ja ma ei tea. Nägin neid troosi rohkem kui 10x. No jaa, aga ma usun, et jammib neid troosi. Nõus jah. Milleks näha? Jaa, ta jammiks ja kindlasti. No, ta petib midagi ikka jah. Võib-olla ta petib midagi, võib-olla mitte, aga ühestast ta jammini kindlasti. Aga jah, meeldib check flop. Meeldib check flop. Mulle meeldib check flop. Check raise saab liiga palju. Ma arvan, et see on board, kus me nagu, kui me petime, või tähendab, kui me petime ja me raise saame, siis nagu, siis me peame foldima. Siis meil ei ole midagi teha. Ja hea mängija, ma arvan, on capable reisimas liigast asju, nii et seepärast midagi pettida seal. Seepärast, et meil ei ole väga tihti seal mingid käsid, mida me tahame päreldama hakata. Okei, kas me tahame kunn mutti seal isegi või kunn poissi seal pettida isegi? No okei, me neid käsi võib-olla tahame vist. Ma ei tea. No sa võid nende kättegi isegi checkbackida seal. Hea mängija vastu tiibis kuskil mingi 70 pp efektid. Seepärast, et small blind fatting range, ma arvan, et on enamjaolt on ikka just siukene suhteliselt aus. Et nagu ta ei hakka seal mingi, ma ei tea, S9 kool juba või mingit siukest pornot aretama. Ja see on nii hea board ka, mida tal check race'ida, isegi bluffidega. Aga ma mõtlen, et kui ta check race'ib, ma ei tea, palju sul seal taga oli, kas me sisse nagu ei võiks ajada või? Sisse ajada, see on katastroof ju. Ma arvan, et sa saad ainult parema vastu sisse, nii et nagu jah. Ma arvan ka, et see on täielik katastroof seal sisse. Kui ta nagu kõik bluffid foldib ära ja siis nagu tavaliselt vahest ta nagu jätkab ka turni sama bluffidega. Isegi kõik need bluffid, mis tal on, kui tal on kunn mutti risti. Ja meil on mingi 50 pp taga ka, nii et ma arvan, et ei saa. Ma arvan, hea mängija vastu, ma olin checkback'ide üles, sest ma tahan selle boardi lihtsalt suht tihti alla anda ka. No ma tahan bot kontrollida mingit asjad näiteks, kui mul on, ma ei tea, pocket 7, pocket 6, ma ei taha siibettis, kui mul on S4 näiteks, ma ei tea, botid, ma ei taha siibettis seda boardi. Okei, vaatame järgmist. Ma arvan, kui me checkime, siis ma arvan, et me induusime palju rohkem bluffe sellega, kui me petime seda boardi. Nõus. Et siis ise, kui ta flatis sealt mingit asja, siis ma arvan, et vahet ei ole, kui me flopi checkime, siis ta 100% petib turni nende kätega. Vahet ei ole, mis tal käes on. Ma ei tea. Ei anna respekti ausalt öeldes üksele liiguks. Nagu trood on ka laual ja siis ma ei tea. Väga vist ei tahaks anda. Sa suht sakib, aga mis teha reis? No siuke vend reis. Sai max value reis. Täpselt nii, ma ise mõtlesin ka, fuck. Geenius reis. Geenius lihtsalt, pole sõnu reis. Okei, see on nüüd üks nõme händ. Twin B on mingisugune Vinamaxi Rex, kes on kõige rohkem turniire seal mänginud, ehk siis ta on nii aus, kui vähegi aus saab olla. On või? No, 3000 kätt ka tema kohta. Sais see on, Tõnis? Väga imelik asju nagu. Tõnis, mis sais see on? Mina. Ma olen seda Twin Beat igast imelike asjadega vahele võtnud tegelikult. Ja mul on ka nagu räigelt palju vahele. Okei, nii, minu vastu on ta nii aus lihtsalt. No vaata, 3000 kätte. Okei, sais... Väga halb ju. 3x, noh. See on väga halb sais, ma ütlen ausalt. Ütle ise mulle miks. Ma panen tuffu alla senikaua, siis ma kuulen siin. Ma ei tea, sest rohkem tões panna. Jaa, aga miks? Miks rohkem, sest ilmselt sa ei pannud rohkem. Miks rohkem? Miks sa oled ära juurutanud endale, et 3x on nagu maksimum, mis sa panna võid? Ma ei kujuta ettegi. Ütle, valgusta meil. Mis valgusta? Siin, vaata pärast stack'i taga on. Jaa, okei, tiip, jah. Kui tal on 400 koolida, et vaatad implaid ootsasin. Vahet ei ole, mis tal käes on. Kui tal on siin poiss 7 suiteid, ta koolib 100% ajast, okei. Sa võidad selle boti võib-olla mingi tonnise boti siin, okei, aga lihtsalt, kui see bot läheb suuremaks, siis sul ei ole tema range'i kohta mingit infot. Sellest, et siis tal võib-olla põhimõtteliselt any tool, kõik käed, millega ta avab, siis põhimõtteliselt ta koolib. Marta foldib ainult mingi S8 ohvi ära, sellest, et
seda kätt ei saa nagu profitable mängida 3 beti vastu, aga ülejäänud kõik käed. Mingi 900? Jah, mingi 800, 900, midagi sellist. 850 näiteks. Kaotused out of position ka, ma teeks in position mingi 725, sellepärast et stackid on nii sügavad lihtsalt. Ja kui ta tahab piilida, siis nagu, no las ta piilib, aga noh, siis kui me 9 sotti teeme, siis ta enam mingid kuradi, ma ei tea, 7-4 suitid juba üsut ta koolib seda. Ma arvan, et siis ta koolib juba ausama range'iga mingi pocketid ja mingi poiss 10 suited võib-olla, poiss mutt suited. Aga praegu ta koolib põhimõtteliselt 100% range'is, millega ta avab. Et nagu sul ei ole mitte mingit infot tema kohta, tema range'i kohta. Ja pluss oli see, kui sa 9 sotti teed näiteks ja ta otsustab näiteks 4 bette sind, tal on kunnid näiteks, mutid, otsustab ära stackida. No, siis me saame veel rohkem raha kohe. Jah, siis ta ei pääse ära enam. Siis on bot juba nii suur sellest, et kui sa teed 9 sotti, siis on bot juba 2 kilo, sa teed flopi C-beti, tonn 200, tonn 300, mis ta teeb siis? Siis ta põhimõtteliselt törnist peab juba nuppe panema. Aga kui sa praegu teed 600, kurat 9 tonni ja jälle, kuidas sa nagu rahad nagu sisse saad? Kurat, Afterburgi FTS sama reha otsa raisk, et bet size nii sitt. Nagu loogiliselt mõttes nagu selles. Ja nagu sa ei saa ju nagu loogilist rada pidi raha sisse siin. Jaa. Just, et sa teed flopis C-beti 7 sotti, siis ikka bot on nii väike törnis. Okei, no läks nii. No bet foldin selle boardi. Kui ta otsustab midagi tegema hakata, siis on foldin. Snap foldin. Jah, ma põletsen raha. Ja see on mõttetu. Ma arvan, et bet ja kui sa reis saad, siis foldidest. Jah. Põletsen raha, jepp. Sa võid check koolida ka, aga lihtsalt, et siis on nagu see mure koht, et lihtsalt, et kui ta otsustab pärrelda, et siis sul on perses siis. Okei. Et sa võid nii foldinud. Aga ma arvan, kui sa betid, siis saad väljud sitemat, et siukse ABC venna käest. Ma arvan, et ABC vennad ei reisi seal mingid poiss mutti, nad lihtsalt koolivad nende kätte kogu aeg. Siuke matemaatiline koht. Tahad C-betida? Fuck. Üldse ei meeldi, ma tean. Fucking hell, reis. Sõltub small blindist. No. Aga ma arvan, et tal on... Mingi hull. Poiss X on ta jammib. No ma arvan, ta jammib siin väga palju hästi. Ta jammib siin... Juba flash throw on ta jammib. Jah, ma arvan. Aga ma arvan, peale 6 high mark peame C-betima. Mingi osa ajast ta foldib ka ikka. Me võtame selle boti siin maha. Stakib, kui ta check jammib. Ma arvan, ei, kusjuures ei foldi. What? Sul on 33 prossa vaja, on. Ja ma lasin selle kalkulaatorist läbi ka, et kui ma andsin talle mingi siukse range'i. Mis range sa andsid tal näite? No, et kui ta jammib siin mingisugune S8-st S2-ni mingi A6-id, siis mingi... Sul ei ole need ju ära kalkuleeritud, sul on nagu kõik suidid siin ja sul ei ole nagu pandud ärtu pannud siin. Okei. Vaata, sul on nagu kõik kombod siin, need kombod on... Jaa, aga see on suht aus selles suhtes ka, et see võib nagu isegi wide'im olla, sest nagu mingid osad, mingid flash throw handid, mida siia... Ja ma panen, et ainult ärtud ja siis vaata, kuidas need protsendid muutuvad siin. Sellest, et sul on siin ju mingi 4 korda rohkem kombosi kõik. Ma arvan, et... Või see ei saa kindlalt hea kool olla, see on raudselt halb kool. Okei. Aga prove me wrong, ma ei tea, võib-olla ma olen valestanud. Kus ma saan seda masti muuta? Vajuta nagu vasaku klikiga siia peale. Nagu ja vajuta uuesti vasak klikiga, siis sa pead siit valima selle. Okei. Ja vajuta siia peale nüüd. Ei toimi. Või toimus või? Ei, siit peab ka ära aktiveerima, mis tuleb siia üles nurka, tuleb linna. Nüüd tuli. Või nüüd sa pead siia peale vajutama, sest ma ei tea, kuidas seal on. Kuidas seal pokerstolest tuleb niimoodi, et sul tuleb üles või alla nurka kuhugi tuleb linnukene ja aktiveerub ära, lihtsalt võtab suidid lihtsalt. Okei, no selles suhtes, et ma pean suidi määrama ilmselt ainult nagu neile, sest S5-st S2-ni ta vajab niikuinii sisse, ma arvan. Ma küll ei usu. Miks mitte? Miks ta check jammib seal? Cutter ja kui ta arvab, et me foldime siin nagu nii palju käsi ära, mis on mingi parem, miks mitte? Arvad, et ta koolib seal mingi S2 small blindi pealt. No vaata, mis vend ta on nagu. No jaa, kui ta siuke vend on, siis ma arvan, et ta ei check jammi kunagi neid käsi seal, kui ta koolib seal neid käsi. Oota, aga mis ta arvab? Ta on passiivne, jah? Ma ei tea, kas võiks panna 5-10 ka talle sinna või 5? Ei. Ei, need lähevad pre sisse kõik. Pocket ei, ma ise tal on seal, jah. 20 PV, et ta paneb sisse pre. Ma arvan, et sa võid sinna kunni jassad panna küll, jah, aga mitte nagu... Ma ei saa aru sellest, kuidas ma saan panna selle... No mul ei ole seda programmi, aga sa pead siit alt ära aktiveerima selle ärtu. No ma sain.
aga miks ta siia? Vasaku klikiga vajutud või? Vasak, parem, vasak, äkki mõlemad. on siit võtma. Okei, jep. Nii, ja ma arvan küll, et ülejäänud ta jammib nagu ära kõik. Mina ei arva. Ma ka miski pärast kahtlen. Ma ei tea. Kui ta passiivne vend on ja ta koolib hästi kahte, siis ma usun, et elu sees Jack jammib seda kordi. Ta Jack koolib enda kätega võib-olla maksimum. Jack koolib, jah. Maksimum. Selles mõttes, et nagu see nagu meie range'i ka ju absoluutselt. Tema ei mõtle niimoodi. Ta ei mõtle niimoodi. Ja ma arvan, et need käed said ka panna ainult flash throw'ga. No kõik kombod, mis sa tahad flash throw'ga panna, panna flash throw peale. Okei, 5-6 päev niisama, 5-4 päev niisama, 8-6-s, 8-7. 5-4, ma usun, et 4 paari Jack jammib sul. Ma arvan, et sa maha võtta selle seal. Ma arvan, et kindlasti jammib. Ma arvan, et see on, et ta ei jammi. No mis teist teeb? Koolib ja Jack foldib törni? Ma arvan, et ta ei ole seda kätt seal range'is võib-olla. Ei, ta vaata, kui ta 36% flatib 70 käe peale juba nagu. No aga vaata small blind'i oma, see on kokku. 27, no. Ei, see on race 4, no okei, 4-2 veel hullem. No 22 on cold call. See on, noh, see on ikka suht aus, no mitte väga aus, aga suht solid ju. Ma arvan, et sa võid 5-4 välja võtta sealt. No juhul, kui tal see 5-4 peaks olema, siis selle ta jammiks ikkagi seal. Jaa, ma arvan ka. No iseasi, kas see 5-4 on tal seal. Aga need pane ka ikka suitid, kõik suitud asjad pane ju nende võidi. Selle peale algus sisse jätma. 9 ka. Jep. No kui tal on seal, miks sa Boys Queen'i pole pannud seal näiteks? Ja Boys Sixid on tal seal päris palju. Jaa, Boys Six ma enamus panin ära. Ma ise arvan, et... Selle peale jätma siin. Ma ise arvan, et äkki ta jammib Boys Queen'i suited ei pree. Aga pane, et kui ta flatib lihtsalt, noh. Arvan, et ta võib flatida seda isegi. Queen Boys Off on sul seal sees ja ma ei näe siit. Ma ei saa ka aru, see jooks kokku korrata. Selle peale jätma ikka, ei saa seda ära võtta. Jaa, see jooks kokku nagu. Ja Queen Boys suited, ta jammib kõik kombod, et sinna sa ei pea seda võiti panema. Okei. Mis pärast pole, jah? Kui tahad panna kõik kombod, siis panna no weight'i peale. Ja no need on ikka kõik kombod sees, vahet ei ole, et tal on top paari ja need ka ikka siit. No aga need ei ole ainult need ju. Ma arvan, et ta... No kas ta jammib siin 7-8 ristis või potis ju? No aga need ongi pandud ju. No aga pane siis 7-6 ka ja need ka ja 6-5. Ainult flash throw ta jammib, midagi muud ta ei jammi seal. Okei, 7-6-ga olen nõus, võiks või. Aga 5-6 ta on open ender nagu ja 4 paari ja ma arvan, et ta jammib piisama. No olgu, aga pane siit see... Queen Boys Off, miks S-Boys paar sa... Pre läheb sisse, S-Boys suited ka pre. Ma ei tea, Boys 9, ma ei tea, kas flatib seal. Ma ei tea, ma arvan, et ta 5-6 off ka seal tegelikult, kui aus olla. Võib küll olla. Ma ei taha uskuda hästi. 5-4 off. Liiga laia range'idele praegu. Ma arvan, et see on liiga lai juba. Okei. Ma arvan, et see 5-6 off... Okei, ta ei flati tegelikult ilmselt. Miks ta peaks small blind'id? Big blind'i pealt ta kolis kindlasti, aga mitte small blind'i pealt ma arvan. Ja siis, no ma paneks need ka ikkagi suitedid. Okei, S6, jep. Aga teised ma arvan, et ei pea. Pane 2 tükki, noh. Et siis on nagu pooled, noh. Ei pane ühe peal ikka ja siis pane 2 kombot, et pooled jätad sisse. Okei. Aga nüüd tuli see üles. Ma ei tea. Ma loodan, et läheb peale. Nüüd peaks minema küll, vaata kui rocki juba, vaata, et läheb. No, jah, vaata. No, 38, meil 33 vaja. Jah. No võt. Rambool, läksime. Ei, no pluss see veene. Okei, vaatame järgmis. Võtta uund.
ma ise ei ava siukse defi juures. jah, tagantjärgi. Pole mõtet ja sul on nii palju sove stacki siin. Ma vaatasin, et button on nii mitine ja ma ei tea, ilmselt oli mingi bubble ka nagu ja siis vist anti hästi lauas. Jaa, okei. Kontakt siis ma ikka proovin. Check. Peab üritama vist, ma arvan. Jah. Ma arvan, et võid vähem kui teha veits. 2 ei muutud midagi. Võib-olla jah. Nii, kas ma nüüd peaks turniga riverka päreldama? Ei. Shutdowniks. Ei, shutdowniks. Ma shutdownisin ka. Jah. Okei. Check. Jep, ma arvan ka, tšukspordi ei taha kunagi siiveti. Folds. Täpselt nii. Nice hand. Lihtsalt tundus nagu, et nii easilt sai raha kätte, aga noh, mis teha? Ja no sinu range on seal more towards nagu suured kaardid, kus small blind. Ongi üks nendest boardidest, kus ei saa midagi teha lihtsalt. Kas sul on või ei ole? Check, ma arvan. Või tahaks just siibetida, see ongi küsimus. Muidugi siibetime. Sest ma siibetin nii palju mingit jama ka enne. Muidugi. Ma lihtsalt mõtlesin nagu, et okei, ma nagu väljut ei saa nagu millegi siin, et kas ta... Miks sa ei saa pocketitelt mingi S5, S3, S4, pocket 7, pocket 8? Any ace koolib seda. Vasakul oli niisama ülekaartidega ka siin. Lihtsalt ma isegi, kui ta mingi 2 paari turni improve'ib, siis ma olen ikka veel hea nagu, just nii hea poolt ma ei tea. Ta võib avata mingi poiss 10 ruumi. Ei, ma lihtsalt sellepärast mõtlengi, et ma ei saa nagu kunagi nagu mingid 3 tänavat siit vaata, et tahaks nagu, kui ma hakkan nagu turnist panema, siis... no. Nojah, okei, samas mu käsi näeb tükka välja ka nagu ta on siis. Miks? Ei, kui ma nagu ei checkin flopi nagu, ma mõtlen. Ma ei tea, ma arvan, et lihtsalt kui petid floppi, see on nagu loogiline, et see siibetid siukest boardi, pocket 8. Ta võib isegi checki reisida seda boardi mingite kätega, kui ta otsustab. Ma ei tea, minu arust easy siibet. No see oli küsimus, kas siibet on. Muidugi. Okei, ma checkisin järgi, petin turni, foldi ära, lihtsalt oligi see küsimus, kas siibet on. Muidugi floppi. Sul on nii deep stack, sa tahad nii palju käsi siibeti, miks sa just kui enne ei siibeti? Okei. Nii. Limp. Jep. Check. Okei. Fold. Jah, ma jälle põletsin raha. Ma ei tea, miks ma kogu aeg arvan, et shutdowni võtta on nii. Checki seda boardi. Checkiks muidugi. Ei, check koolina. Jep. Saame 2 tänavat raadida check koolina. Ainult top pairi petiks. Ma checkiks top pairi ka. Ma arvan, et see on siuke board, mida ta võib lihtsalt mingi any handiga hakata pettima 2 korda. Ja kui me petime ise näiteks 2 korda top paariga ja siis riveril checkime, et ostab jammi, siis me peame ära koolima, mis siis teeme. Siis me nagu kessime terve enda stacki peale seal põhimõtteliselt. Aga kui me check koolime, ma arvan, et 2 korda, siis ma arvan, et on suht raske seal bluffida. Okei. Kui me oleme 2 korda check koolinud juba. Üks weird hand. Don't fuck my EV peaks suht okei reks olema. Nagu, ei tea. Nii, ja nüüd ma nagu riverist mõtlesin, et okei, mul on küll showdown value, aga mulle tundub, et sellest showdown value'st jääb väheks, sest kui see 2 ringi nagu läbi läheb, ma ei taha eriti uskuda, et don't fuck my EV siin nagu, kui tal ei ole mingit showdown value't nagu kasvõi nõrka, et siis ta nagu checkiks järgi siin. Nüüd kui tal 10 on, miks ta peaks pettima? Jah, ja siis ma lihtsalt mõtlesin, et äkki see on see koht, kus ma peaks oma käe bluffiks keerama nagu. Ma arvan, checkiks
vaatasid ka seal mingeid väikseid asjasid ja. Et 10 pealt oma nagu maha saada või mingi pocketite pealt, väiksemate pocketite pealt. Miks? Kui teil 10x on teil nii foldi. Siis sa repid ainult mutti, ma arvan, et kui sul on kunn, siis sa petid törni juba. Ja kui sul on rida, ma arvan, et sa petid ka törni, kui sul on flash throw, sa petid törni. Ja, lihtsalt kuna see vend ka nagu limpis uute kees, siis ma annan tema range'i ka hästi palju pocketeid vaata. Nagu mis pidivad meie kahte. Jaa, ega sa ka väga ei repi midagi. Kui on pocket 7, see ei tähenda, et ta võib ära foldi sinna. Ma arvan, et sa tahad pettida, sa võid pettima mingi, ma ei tea. Overpeti. 14 kilo siin, suure peti tegemist. Ma tegin 18 000. On seda. Just sellepärast, et ta nagu uute keest limbib ja ta 2 ringi tšekib läbi, et siis ma talle ässasid ei anna, et pigem mingi väiksem pocket nagu. Jah? Siis keerasin nagu bluffiks. Jah. Kui sa niimoodi range'id, siis vabalt võid teha. Jam. Jam, jah, ma just mõtlesin. Muidugi. Nice hand, next hand. Jep. Openi või? Jaa, muidugi. See on lihtsalt üks hea näite käsi, et kuidas põhimõtteliselt siit võiks any two avada, sest vaadates seda venda ja vaadates nende vendade tribetti, siis ma arvan, et siin võiks põhimõtteliselt any two avada. No mitte päris, ma arvan, et Putini käest võib flätti saada küll. Aga kuni 8 suitid on ikka hea juba küll. Jah, muidugi. Aga lihtsalt et nagu käsi ei olnudki nii oluline, et need vendade statsid on nagu need, mis lugesid. Avaks süttis laiult ikka, jah. Et lihtsalt siin oli see teema, et kuidas nagu suurendada oma race first in'i mingitel positsioonidel, siis nagu just vaadates palju vastasid triibetivad ja kui vend... No see käsi läheb 30% hulk ikka, ma arvan, et 30% avades on normaalne. Aga pidasin rohkem spotti silmas kui kätt. Okei. Flat. Muidugi. Okei, nüüd ma mängisin ülihalvasti selle käema. Noh. Me koolime. Ma reisisin. Miks? Ma mõtlesin, et ta nagu... Jaa, ma isegi ei tea, mis ma mõtlesin. Et tema range'i hitis eriti ja siis mul tundun ka nagu siuke mingi draw heavy ja ta võib siin lolliks minna ja mingi... Aga tegelikult tagantjärgi nagu... Milleks sa action'it saad, kui sa reisid? Täpselt. Aga kui sa koolid, ta võib tärreldada. Jep. Nüüd tahad rahad sisse. No jah, väga halb. Minu arvest küll. Jah, siin tuleks ära foldida. Nüüd on foldiks flopi juba sellist asi peale ära. Jep, nõus. Ja sellepärast me tahagi reisida, et miks sa peaksid reisima selle emand kuningat. Jaa. Oleks mingi teine törn, et saaks sisse ainult küll. Okei. Mingi suht passiivne vend. No okei, 23 aastat. Amad pattonist. Mõtlesin, et see käsi mängib paremini, kui ma flatin ja jammin any flopi, mis ei ole ace high. Kui see, et ma lihtsalt jammin pre või ma ei teagi. No. Oled nõus sellega? Või sa jammiks pre? Ei no make ib sensi küll, aga ma ei tea. No, aga tuleb 5S5 ja foldi ühe. Jah? Et kuidas te mängiks? Kas te 10 VV kunn poiss suited small blind'ilt panete otse sisse või flatite ja jammite any flopi, mis ei ole ace high? Ma tahaks panna kohe sisse. Sõltub, jah. No selles mõttes enamus sa kordast ikka jammin otse ikka, jah. Siis tal on fold to see, et on 80 ja ta on siuke passiivne vend, tundus siuke spot. Kui teil üldse patni teist siin väga madal ei ole, siis ma arvan, paneks kohe sisse. No jaa, näiteks kui tal on praegu, ma ei tea. Kunn 10 väsi, siis on jama jälle vaata. Kunn 10 või pocket 7 näiteks, sul on backdoor flash throw 2 ülekaarti. Nõus on. Siis on ju error juba, väga suur error. Jah, aga lihtsalt need korrad, kui ma nagu flatin ja jammin ja ta ace high pealt minema lükkan, siis äkki see nagu tasakaalustub, ma ei tea. No jaa, sul on 10 BB pealt, kui ta koolib sind S10-ga, siis ta koolib, siis sul on 2 live kaarti ja sul on suitjad käsi, miks sa peaksid koolima sealt. Ja muidu mõtte poolest ei ole mõttel nagu midagi viga, aga ma arvan, et see on nagu lihtsalt sa võid ise ka errorit teha ja alati võimalus, et sa saad ju S10 vastu ära võita või flipi võita või
Reis koolib seal poiss mutti näiteks või kuni 10 suitidit näiteks selle, noh. Ega ta ei foldi neid käsi puttanilt ju. Okei, järgmine kord läheb sisse. Ja pluss alati on meil siuke võimalus, et ta foldib preega ära, noh. Isegi siuke vend võib olla. Võib. Või ta näiteks koolib sind seal mingi, ma ei tea, 10-9 suitidega näiteks avas. Ja siis koolib ära 10 BB šovedest. Okei, mingi vaal. Ma ei tea, tahtsin vaala vastu mängida, aga ilmselt mitte parim käsi. Ma arvan, et fine, ma ikka mängiks. Miks mitte mängida? Jaa, aga ma nagu... Ta avab, ma nagu triibetin teda. Tema mõtlesin, et ta on big blind. Miks sa 3 betid, miks sa ei fläti? No mõtlesin, et saan initsiatiivi enda kätte ja siis mängib paremini. Miks sa tahad vaala vastu, siukse käega botti suureks ajad ja SPR oleks väiksem? Jaa. Kui ta niikuinii brave foldi. Ei meeldi see tagantjärgi. Muidugi. Ma mõtlesin, et see on big blind. Jaa, sain aru. Sa võid vabalt koolida seal, miks sa tahad 3 betida seal? Sellest, kui ta jammib, mis teed koolida? Koota. Ei neid mõtet bettida, mingi showdown value on. Ma ei tea, ikka betiks. Nüüd läksin üli thin value peale, mõtlesin 2 tuli ka, et mingid käed on, millelt trood ja asjad, millelt võiks value't saada. No floppis selle size teemine. Just peale, okei, meil on mingi showdown value, aga kui tal on 7-8, tal on ikkagi 2 ülekaarti meie 3-le. Kui me tšekime, anname tal tasuta equity't realiseerida. See juba pre mängis valesti see käsi. Ma arvan ka, jah. Ja siis nüüd ongi nagu see koht, et kas ma peaks veel pärellema või... No kui ta check koolib, vaadata suht tihti 10x-l, noh. Jah, midagi sellist. Et kas ma nagu... Nüüd tuli suht okei kaart ka, millega võib ta maha saada. Aga samas vaal ei foldi nagu milleks. No kui ta 10 mutti, siis ta foldi, kui ta 10 poissi on, vaadata foldib. Vaadata või jammida küll rööri. Ma tšekkisin järgi. Ja ta oli 6. Jah, ma arvan, et sa oleks flopi siibetiga maha saanud selle. Võib-olla küll. Saast tea ka, et ta on risti 6 vaevalt. Vaal ei foldi. No selle riveri ma oleks jammin, muidu ma oleks alla andnud. Head sessi, ma pean kahjuks jooksma ise. Okei. Ai, tšau. Head jooksu. Jah, aga nõus. White rivet. Väga naljakad käed vaadati, mis teha. Jah? Flat on fine. 3 x-id küll, aga mis sul ikka? Mis sul ikka teha seda? Call. No ühe tänav ikka piili või? No, tšekime. Nüüd on üks huvitav kord. Nii, ja ma mõtlesin, et ma peaks oma 9 siin bluffiks keerama. Et ta on nagu suht solid vend ka. Ja mõtlesin, et okei, kui tal on mingi ace queen ja kui ma nüüd siin riveris suurelt üle reisin, siis ta tegelikult peaks selle maha viskama. No sa repid ainult ju 8x ja pocket poisse. Jah. Midagi poiss 8 ka ilmselt, poiss 8 suitjadit, miks mitte piirida. No kui su 9-10 oleks, ma arvan, et sa petid törni nendega. Sellest rida sa ei saa reppida suure tõenäosusega. Kui sul 9-10 suitjad näiteks on. Ja kui sa törni järgi tšekib, sul peab mingi showdown välu olema seal. Ma mõtlesin jah, et nagu siin ongi, et kas ma nagu foldin ära või reisin üle, et nagu mingit showdown väljut, et callida mul ei ole, nii et... Ma foldiks ära lihtsalt. Okei, no ma... Bet, check, bet, lean ei ole tavaliselt nagu kunagi bluff. Ja ma ei usu, et inimesed foldivad selle hästi mutti. Ma arvan, kui sa tahad teda foldima saada, ma arvan, et sa pead jammima seal. Võib-olla küll, jah. Noh, ta võib punnib. Aga no lihtsalt, et see, et nagu seal callida kunagi ei saa vaata. No siis foldi ära, no mis sa teed seal? Sa ei pea võitma igat botti seal. Jaa. Fold. Fold, okei. Ma toen sellest palju taab. Jah. No, 27 MP-st lausa. Kui tal oleks tõesti nii palju, siis võib küll. Ikka foldiks. See vend flattib ka jõhkralt. Mul 19 PV, noh, ma ei tea. Ma mõtlesin, et... Ikka foldiks, sul on 20 PV-d. Aga mis sa jammid siin nüüd? 8 pluss, 9. 8 pluss on kindlasti liiga tight, 6 pluss kindlasti.
Ma arvan, et neile saab ka jammida. Ma arvan ka, et võib. See on X-Beat turniir, sa ei pea seal võtma siukest spotti, kui see vend võib ka siin ära koolida siin mingit, ma ei tea, Pocket 8-tega siin. Miks sa peaks jammima seal? Sa pead muretsema veel selle venna pärast. Miks ta peaks nagu väga üldse light olema siin, kui ta avab suurt ei, no mõtlen, kui ta avab kes nagu mängib hästi palju käsi, miks ta peaks nagu väga laialt avama siin spotis? Seda ei märganud. Kui ta niikuinii saab kooli siit suure tõenäosusega, et miks ta peaks mingit sitt avama siis? Ma usu, et avab siin 27% elu sees siuksesse venda. Ei, sa pead EP oma vaatama kõrva, kui EP oli 17, aga ma arvan, ma avaksin kõik, mis on üle 23, kui on EP avanud 23. Ma jammiksin küll. Ma kus sealt maad läheb see piirema. Vist ta ei saa lihtsalt koolida nii palju, ta peab. Kui ta avab tõesti 23, vaatame, mis sunnik käsi see on ju. Ta avab seal kõike mingi 8-7, ma ei tea, 7-6 ja ta ei saa nendega koolida. Ei no jaa, aga ma arvan, et selles spotist ei avane ikka sellist. Jah, nõus, et sellesse vendada ei pruugi avada. Anyway, ma otsustasin, et jam. Ma arvan, et saad see stackiga palju paremini asju teha, kui saad siin jammida. Ilmselt selle jaoks see käsi siin on ka nagu tundus siuke waste. Aga ma arvan, 8+ on kindlasti liiga tight, 6+ on nagu... No see ei mõtle selles spotis, mu jammiks 8+. Okei. Jah, good read. Okei. Isegi mälet, üks kätt. Fold. Jah, siin on see fold to forbet on mul nii palju käside kohta, mõtlesin, et ja siis ta triibetib. Okei, triibetib. No jaa, vahelt ei ole pre-ante, sul ei ole midagi võita selle. Sa ei saa väga nelitetada ka seal mingi, ma ei tea. Isegi kui tahaksid mingi, ma ei tea. Lihtsalt mul on nagu, et kui seda teha, siis see on nagu üks parimaid käsi nagu blokin taaskord päris palju. Jaa, mis sa teed? Sa teed 3-600 ja siis teed jammid 10 kilost ja foldid. Näed ka, näeb ka loll välja. Jaa, näeb küll. Okei, siis nii ongi. Jam. Kolm bet kool. Jah, meeldib. Ai jaa. Jaa. Nüüd ma tahaks foldida just. 45 blindi liiga palju pole või? 3 bet koodi. Ma arvan, et selle venna vast 6-maxis 9, 3 betina ma arvan, kui flatina. Jaa, ma arvan ka, et jep. Oleks taits, ma kindlasti kooliks, aga ei ole tait ju. Agro suht. 300 kätt ka. Nokki. 6-maxis 9. Mis 8-tega teeks? Sama. 8-tega võib-olla kooliks. 8-tega close, ma arvan. 9-tega ma juba 3 bet koolin kindlalt. Kas mul oleks 9 close ja 10-tega 3 bet kooli? Ei, 9-tega võib vabalt sukse venna vastu küll. Ei no 6-maxi kohta pole midagi, nendega agrot 24 võib peale. 6-maxi kohta tagasi öeldik isegi. Jaa. Aga noh, sa vaatasid, pole kõik 6-maxi, siis vaata. Ei pruugi, jah. Okei, aga mis nüüd? No ma ei tea, kui mingi luus passive vend jammib, siis best case scenario on S-Quinn seal, S-Quinn suited. 8 ei ole kunagi. No ei ole, jah. Okse. No runni equity kalk ära ja palju sul vaja läheb, jah? No 38 krossa vaja. No see on nagu pure math, noh. Kui sa arvestad mingi future stack'i, sul jääb 40 PB alles selle, ma arvan, et sa võid vabalt foldida sul. Okei, no tahad ma runnin või? Sa võid runnida vabalt. Okei, ta on siis mingi... No 10+. 9 ka siis, ei? No pane 9 ka, jah. Ma arvan, et fine. Üks kombo 9 oli. Okei. Hästi mõt suited ka, ma arvan. Jep. Äkki on isegi see? Jah, niimoodi selle ikka panna, ma arvan. Ma arvan, jah, see on umbes niimoodi. Umbes nii ongi, jah. Ok.
0,6 jääb puudu. Ja pluss oli see, et sul jääb 40 peebi alles, et see pole nagu cash game, et sa kohe reload'id ja ostad nagu sama stacki tagasi, et sa saad talt järgmine käsi kõik uuesti ära võtta. Jaa. Et nagu see loeb ka turniirides. Aga jah, nagu ikka. Ma mõtlesin foodi avatsin. Nõus, et see on suht easy fold. Stacki mõttes. Nüüd on turniir läbi põhimõtteliselt. Okei, mingi spin and go käsi. Ma ei tea, kuidas seda mängid. 2,5x on normaalne avaldus üks stacki. Ei ole. Ma arvan ka, et ei ole. Ma arvan, et peaks minnima või limpima seda üldse. Või jammima. 3 varianti minu arust. Jaa. Ma arvan, seda kätt limbiks isegi. Jaa. Siukse efektiga, ma ei taha jammi koolida Big Blindi käest. No, ma ei tea, siin koolid ikka maha. No ma arvan küll. Nüüd ei ole sitemaid 7-meid ja flash throw'd. Okei, palju tavates? 2x lihtsalt? Jep. Ma arvan, limbiks seda kättes. Ma ise isiklikult olen kogu aeg mängin nii, et kõiki putuneid avan 2,5 ja siis muidu avan mingi 2,25. No kui siuksed efektiv stackid on nii väiksed... Heads-upi saad ka väiksemad kui... või 2,25. Oleneb, siis kui on blind on 20-40, nii et 2,25 on 90 reis, siis avan 2,25, muidu avan 2,5. Okei. Et ma heads-upist on kindlasti. Minnin kogu aeg. Okei. See on meil positsioon ka, jah? Mulle küll. Ma räägin, sa pead video tegema, Rain. Flat. Ikka. Donk, kornatu donk. No seda ka tšekiks, ma arvan. Check reisiks. Koolime. Ma ei taha tšekki reisista kätt. Ma arvan, et meie käel on nii palju muid paremaid asju, mis saavad tulla. Tundub nagu, ma ei tea, et see on siuke koht, kus ta nagu C-bet on ja siis give up, kui ta ei ole. Aga samas, kui me check reisime, siis meil on hästi palju troosi nagu check reisi. No jaa, kas me käidi inimesime? No kui nii juba läheb, siis küll, jah. No aga kas sa arvad, et ta seal, kui ta üle tuleb veel, kas sa arvad, et ta tuleb selle sitemaga üle kui 8-10 või? Kui sina arvad vabalt juba natted olla, kui sul on nii palju... 6-7 võib-olla tuleb, need on ka ainukesed. Ma ei usu, et šoveb, ma vaatan kooli mida kätte. Ma arvan, kui ta šoveb, siis ma arvan, et meil on väga sitt seis. Ja lihtsalt seepärast ma tahakski check koolida seal. Seepärast, et kui 10 või 8x tuleb enne, obviously head enne, aga kui tuleb näiteks 6 või 7, siis me saame ise tongata. Seepärast, et need on meie range'il palju paremad kaardid, siis me saame tema nagu ülepaaridega sitta spotti panna, kui tal peaks need olema. Kui tuleks näiteks turni 6 või 7, siis ma insta tonkaks kohe. Ja siis ma jammiks riverit, siis ma keeraks enda käe nagu blufiks juba üle kaarte vastu. Aga mu check race üldse meeldis selle käega. Mulle meeldis check race siis, kui mul ei oleks mitte midagi. Näiteks, kui mul oleks mingi, ma ei tea, 9-10 ristid näiteks. Siis ma check race'iks. Või noh, siis oleks isegi tonk võib-olla parem, sest et siis meil on nagu stack to bot rate ju parem, kui me tonkame. Okei, nüüd oleks nii. No ma check foldiks põhimõtteliselt. Ma checkiks, ma ei petiks kunagi. No ta ei ole... Kohutav play. Ma arvan küll. Ma arvan waste lihtsalt. Jõhker waste. Check call lihtsalt ja siis vaatab, mis törn tuleb re-evaluate törni selles mõttes, et kui meil mingi hea törn, me saame tongata, me saame, kui ta otsustab pärreldada, me saame veel ühe tänava veel check callida. Most likely, sest ta pärreldab flash throw'si ka veel. Palju ta avab siit? No ikka avab. 25%. Okei. Miks tonkame seda törni? Et Queen 10-ilt väljud saada.
Miks sa arvad, et Queen 10 ise ei peti? Miks sa arvad, et kui tal Queen 10 või S10 või S-Queen on, et edasi pärelda? Sinu perceived range'is on ju suht palju 5x-i, 4x-i, 6-7. Miks sinu check call range'is big blind'i peab alati mutiks olema? Ja miks see poiss hea kaart on, mida tongata? Mul meriks mutti tongata, kui tuleks. Mutt oleks nagu parem kaart, mida tongata. Poissi nagu minu arust nagu, minu jaoks on nagu no sense tongata minu arust. Ma mõtlen küll, et mis ma siin mõelda võisin, aga ei mäleta. Sest kui tal poiss X on järgi, tšekib okei, whatever, ja River tuleb 2 ja me petime 35 kilo, noh. Las ta koolib siin. Me overpetime Riverit. Sest tal on tõenäoliselt showdown value, kui ta turni järgi tšekib, aga siuke showdown value, mis nagu Queen Mutti ei biidid väga suure marginaaliga, ma arvan. Jep. Ma ei tea. Kui juba nii läks, peab pettima just uuesti. Ma ei tea, ma oskan midagi mõelda. Tal võib backdoor flash olla vabalt. Jaa, ma olen nõus, et... Poissiksiga ta ei kooli siin tõenäoliselt Riveri. Ise ajasin Queen 10, S10, S-Queen ei kooli Riveris siin. Nii et tõenäoliselt peab tšekiks seda Riveri. Jah, mõtlesin ka. Jaa. Jah, nagu kooliks. Aga jah, mõttetud onk. Ma ei tea isegi, mis ma mõtlesin. Minu arust ka, ma las ikka pärelda tal. Kui törn läheb check, ma overpetiks Riveri. Okei. Anovehka. Flatin. Tonke. Jaa. Rauno Pehka vastu võib-olla mitte, aga üldiselt küll. Jah. Aga ikka petiks edasi. Jah, tundub ka hea. Suurelt. Ei, jah. 7 kilo teeks. Aga samas jälle, kui ma nagu tonkan kõiki oma troosid, siis ta nagu põhimõtteliselt peaks siit ära kaduma ja meil on tegelikult ikkagi palju. Kui tal on poiss kunn poti kunniga ja mingi poti mutt kunn näiteks kunni, okei, ta sellega võib-olla ikka flopil floatib sellega siin. Sellest, et tasud mingitest troodest on ees. Igastades, kui ta on mingi poti käest, miks ta peaks neid potisi pettima? Ja kui sa check call'id, et sul on nii awkward spotti, sa ei hakka check reisima seda törni. Sellest, kui sa check call'id, mis siis teed, kuidas nagu Riverit mängid, siis ta checkib River järgi lihtsalt. Et nagu easy bet minu arust, et törn. No nüüd ma overpetiks Riverit, ma pahaks mingi 14-15 kilo. Tõenäoliselt on mingi showdown value on seal väga suur, tõenäolisega poiss X, mida ta Riveris ise ei peti, sellest, et seal vabalt flopis 8X-i tongata. Ma overpetiks Riverit. Oh! Ma ei tea, mis siis siuke käsi lihtsalt, okei. Ma mõtlesin, et ta tšekib kõik järgi, mis tal on, isegi 8X-i tšekib järgi ja miks ta peaks... No tegelikult ei, samas jälle... Ma ei tonka kunagi poissi siin ju, lopil. Siis ma mõtlesin, et tal on nii hästi hävid. Tal saab sitemalt for value olla ju S-poiss näiteks või S8. Ei, no aga see... Queen 8. Kõik 8 on for value Riveriti. Sellest, et sa ei tšeki kunagi flashi või rida 2 korda talle, tema mõtleb. Oi, kohutav. Okei. No eks sellepärast need käed siin on ka, et nagu pärast käpp vaatasid, mõtlesid ise ka. Triivet. Ma ei tea, sõltub, kuidas lauas mänginud oled, võid koolida ka vabalt. Jah. Ma koolin siukseid käsi big blind'id hästi palju. Kuna mul meeldib palju mingisuguseid, ma ei tea, mingi blokker käsi ka triibettida, siis pigem peab siukseid ka triibettima. No ma ei tea, sõltub siu gameplanist hästi, kuidas sa mängid. No kui sa 3 betid hästi palju, siis ma arvan, et 3 beti hästi kunni ka. Aga ma flatin hästi palju. Check raising flop ja check call. Ei, flat on hea, siis sa hoiad nagu mingi poisskunnid ja asjad sees vaata, mis nagu, kui pihta saate, maksavad välja. Ei no jaa, aga nagu kui sa 3 beti igast muid asju, siis ma arvan, et sa pead hästi kunniga 3 bettima. Jah, see on aga ma arvan, et kui sa hästi palju 3 betid, siis ma arvan, et see on lihtsalt, noh, see on nii high värg kokkuvõttes, et ma arvan, et kui sa mängid post-flop hästi palju, siis ma arvan, et post-flop on lihtsam üle mängida, kui pre-flop lihtsalt sõtta sattuda. Pre-flop võib nagu igaüks warrior olla, mõtleb, et kurat, see vend bluffib, paneb 7-4 suitidi sisse ja vahet ei ole. Aga post-flop, kui tal on mingi, kui tal ei ole midagi, siis enamus mängijad ei tunne ennast mugavalt ja nad ei julge seal sisse panna lihtsalt 7 kõrget või whatever. Okei, ma ilmselt läksin triiveti peale.
nüüd sais vist juba näiteks parem või? No jaa, aga kui sa siukses positsioonis 3 betid, siis ma saan aru, kui puttu navab enne, siis 3 betid või tahad 3 betid enne. Aga ta navab ikkagi EP-st, et noh, siis see 3 beti seal nagu... Ta fold'ud riivet ka nii kõrge, kui ma nüüd vaatan, et suht mõttetud riivet. Nagu sa mõtled üldises plaanis, et sa nagu väga ei 3 beti sellise positsiooni avangut, ma arvan, üldse. No miks sa peaksid seal mingit, ma ei tea, 7-4 suitid või 3 beti lambist? Early avangu vastu. Ma saan aru, kui sa puttuni avangu vastu tahad teha seda, aga mitte nagu early vastu. No, peab siivetki mõjusta. Nojah, mis ikka teed siis? Aga ma ei siiveti. Ma ei tea, miks mitte? Sul peab pre-3 betist repid tugevat range'is, repi edasi. Jah. Mark, kui sa siivetid flopi, Mart, sa saad 8, 9, 10 poisid. No double barreliga saad ikka maha. Ja petiks flopis, petiks 2400 ja petiks turni mingi 4600. Lihtsalt ma mõtlen, et kui mingi ässad on, siis ma ka ei siiveti seda flopi. Miks sa ei siiveti? Sest ta foldib ära nii iga tihti. Miks ta, mis asja? Miks tal ei või mutti olla või miks tal ei või pocket 8 olla, pocket 10 olla, mis nii kooli otsus? Aga ma saan nendelt nagu 2 tänavat niikuinii nagu, et ma ei saa kunagi 3 tänavat neid. Miks sa ei saa 3 tänavat ema Dixi käest? No ema on X jääga mingi 8-9-10 nagu sellist. Miks sa ei saa 3 tänavat, kui sa 3 betid hästi palju seal igast sitt, aga miks sa ei saa 3 tänavat ässadega siin? Miks sa arvad, et inimesed ei kooli pocket 10-tega maha, kui sa 3 betid neid 20%? No, esiteks ma arvan, et ta ei mõtle niimoodi. Aga miks sa üldse 3 betid siis, kui sa ei plaani nagu ässadega 3 tänavat saada post-lõpp? Miks sa üldse nii palju 3 betid siis, kui sa nagu ei plaani pärreldada hästi palju? Ja järelikult siis, kui sa pärreldad igast muid käsi, siis miks sa pocket ässadega ei beti 3 tänavat? True. Okei, ma ei tea, nõus, siibet parem. No sa ei saa ju nagu öelda, et okei, see vend ei kooli mul siin 3 tänavat, selle kätega, et ma ei beti siin ässasi 3 tänavat. Ma arvan, et see on nagu vale mõtlemine juurest. Sa ei tea kunagi, inimesed võivad siin, ma ei tea, 5 paari ka seal maha koolida. Võivad küll. Sa ei saa kunagi teada seda, millega nad siin maha koolivad. Nad lihtsalt mingi hetk lihtsalt võivad, et mu kopp eestlast tänast, ma koolin maha lihtsalt, ongi kõik. Jah. Okei, noh, tegin delay'd, siiveti. Noh, nüüd on sul juba raske teda maha saada. Nüüd on raske jah, üheltki paarilt ei saa maha näha. Nüüd ei saa millega pead maha saada. Jah, sa peab checkin ette ja... Mart oleks pettinud flopi mingi 40%, oleks turni 40% pettinud, siis Mart oleks isegi ema X-iga seal väga kusises seisus on. Jah. Noh, isegi kui ta otsustab kooli, siis okei, sul on seekord S-kunn, whatever. Ja kui river tuleb blank, siis ma jammin riveri ka, okei, mul on seekord S-kunn, mul oli seekord see bluff, mida ma 3 päreldasin. Järgmine kord mul on valju käsi. No mis sa teha saad, siis sul pead enda Mart bluffi ka päreldama seal. Isegi kui sul on equity ka bluffid, sul on 2 ülekaarti lauale ja pluss sul on fold equity. Ja sul on nagu, tema range on põhimõtteliselt, mitte otseselt käpped, aga sinu range on uncapped, sinul võib olla siin S-mutt, kunnid, S-ad. Okei, sul mutt 3 ja mutt 5 väga suure tõenus ei ole, aga tema range on käpped 1 pairi, pero okei, kui tul on see pocket 3 või pocket 5, no, mis sa teed siis? Aga põhimõtteliselt tema range enamus ajast on 1 pair handid seal. Kas tal on, noh, sul on S-emandat väga tihti ei ole, tal ongi bluff-kat seal, mingi emand, poiss, suited või pocket 8, pocket 9. Kui ta saab 3 pärrelit, mis sa arvad, kas tunneb hästi ennast seda? Või isegi kui ta otsustab maha koolida, siis no las ta koolib, no mis sa teha saad? Sa ei saa midagi teha. Jah. Nõus. Aga oletame, et sa oledki ässadega paned 2 tänavat riveri check call'ida. Ei tea, risk. Ma arvan küll. Ja ma ei tea, kas check call'ida isegi risk. Sest ta probably nagu kõik showdown value checkib järgi ja siis kas see on total air, mida vaevalt tal on, kui ta sinna riverisse jõuab. Ma mõtlegi, ma arvan, et 90 checkib riveris järgi. Jah, peab olema Queen X või. Iga jamib siis küll, jah. Okei. Ma ei tea, siibeti. Midagi, mul pole midagi. Miks ma ei siibeti? Ma ei tea. Mida sa nüüd repid juba? Jah.
miks sa flopil 3 kilo ei tee kohe? Saad kohe info kätte, kui ta koolib sind, kas tal on poiss X või kunn X. Ta 7X-iga ei kooli kunagi seal flopil. Aga siis nagu bet one ja give up. No tal on ka suitsiid seal floatima hakata siukest spordi siin, kui tal ei ole enda midagi. Sul vabalt kunn X olla. Muid poiss särtu või ruutu poisiga, SX särt ruutuga, whatever. No race foldiks seda käe lihtsalt. Suurt tight vend pikk. Jaa, ma olen nõus, ma kardan, ma champion sun. See on overkill, siukse. Overkill muidugi. Täiesti. Sellepärast see on ka siin. No champiks enne mingi 7-8 offi seal. Jaa, siukse venna vastu eriti. Kunn 5 on nii. Tal kas on või ole nagu ja siis nagu saab mid-race'iga teeb sama asja. 2,5 X-i teeb sama asja ära. Nõus. Ma ei tea, flat vist. Ei, 3 bet call. 3 bet call. Muidugi, ta avab siuksest stacki. Mart Tätt on nii halb kümnetega, sa seda lekutit realiseerib, ta avab sul igast S-poisse, kunn mutte. Kunn poiss, mutt poiss suitedid, kõik siuksed asjad ta avab. Ta ei ava kunagi mingi 7-8 suitedid või siuksed asja. Ta range on nagu suurte kaartide heavy. Ja sa tahad ta nagu flip equity kohe välja foldida, kui sul on kunn poiss näiteks off seal või S-poiss. No isegi kui ta S-poissi kasutab minnis, okei, whatever. Lähme pre sisse ja flippame siin, aga vähemalt sul on siis nagu fold equity ka veel, kui sa 3 betid siin. Ja sa võtad selle boti juba pre maha. Ja pluss veel sa ei lase veel neid vendasi siin boti, kui nad otsustavad flattida. Okei. Noh, läks nii. No, täpselt siuke asi juhtubki, et ta enamus kordus tulebki üks ülekaart ja noh. Et no mis teed, mõnikord foldib best handis, maksab kinni ülejäänud ajast. No ühe täna ikka koolime. No tšekime. Bet for value. Ei. Miks? Arvad 9 või 10 koolib siin seda. Mart ainult käsi on 9. Ma usutas pocket 7 siukse asiga flopil sasid. Mart pocket poisid ei foldi seal. No tähendab, et väljut ei ole, sest pocket poisid koolivad ja ainult käsi, mille vastu väljut saab, on 9. Ainult 9. S-high nii koolisin, Mart ei ole väljut pettida siin. Jaa, mingi S8 võib-olla ka. No S8 suitud võib-olla 4 kombot on, 3 alles. Aga tšeksin ka järgi. Ma arvan ka. No just siuksed käed ongi täpselt. Trivet pre on parem. Ta foldib pre ära selle käe lihtsalt. Mille vastu sul on tegelikult flip equity, aga sa võtad pre ju boti maha. Okei. Aga huvitavaks. No, ma ei tea. No foldib ikka ei hakka nii deep, vaata. Sess, midagi, kuulime. Midagi. Kuigi see on suht haige flat siin minu silmis. Miks? Ma ei tea, mida sa flatid seal, suht narrow range. 10-9 täst mutt suited, kunn mutt suited võib-olla. Või on mingi pocketid, väiksed pocketid, sul 200 BB deep. Kõiki pocketid flatid. Jaa, seda küll, deep. Noh, check fold. Okei, võib-olla, okei. Sa võid piilida võib-olla ühe tänava, aga ma ei usu, et ta kahte mängijasse, oleks ta head saab, siis ma piilik. Jaa, siis kindlasti. Aga Rauno Pehkal on ka sealt ikka hästi mutti suitid, hästi kunni. Jep. Okei. Ma ei tea, selle venna tiibet on räigelt kõrge ja... Ma ei tea, ma foldin ära siin. Tegelikult. Midagi. Okei. Tundub küll koht, kus ta võiks kuisida nagu suht laiali. Ma ei tea, pre-ante, ma ei üldse hakkaks midagi mõtlema. Lihtsalt nagu need vennad flätivad seal mingid Denituud, kõik teevad siin nalja. Ma mõtlesin tema range'i vastu nagu 10 on väga head. Ma arvan, ma võisin reisida siin. No kui see teeb, ta käis kindlasti reisi, eh? Ma arvan, et see on väga halb sais. Ma arvan, et ta saab piilida mingite kättega sellel. See juhtubki. Saad kõige halvema flopi. Ei, mis teed? Ma ei tea, mõtlesin, et ta... Loadid või? Jaa, ta sais oli nii halb. Nagu teeb mingi 4 tonni, 18 tonnist see potti.
ei, noh, 14. No stack size wise, palju ta pettima peab, siis tal on 15 kilo stack ainult. Just, nõus, kõik need käed, millega ta squeezy spray said praegu enam-vähem pihta ka. Jah. Hästi mutt ainult ei saanud. Jah, burning money. Jälle see saisi viga neist, see ikka kumab läbi kogu aeg. Ma arvan fold pre-dist, noh, sul ei ole vaja seal kuradi mingi 70 PB-d ära stackida, pre-antena. Ja pluss sul on veel see regu ka veel taga actimas. Et kui sina teed seal mingi errori, siis no, ma ei tea. Ma arvan, et sa lihtsalt, okei, sa võidad selle mingi paar kilosele, aga kui sa kaotad, sa kaotad terve stacki. Siukses spotis, kus sa pole üldse kindelgi. Flat. Ma ei tea, palju ta aastat. No tol hetkel ilmselt oli vähe käsi ka, et need on hiljem tekkinud ka. Põhimõtteliselt tundmatu ikka. Jah. Regu vastu ma 3 bet koolin seal. Okei. Sest ma tahan siukest äkki hästi palju nagu 3 bet bluffida ka regusid. Siis ma pean enda value range'i ka suurendama. No, ikka koolime, ühe täna ikka vaatame. Mis meil ikka teha on seal? Jaa, muidugi. Ma ei tea. No me peame pettima juba. Peaks täheb. Ma arvan küll. Aga ma ei täheb. Sest äskunni pealt saaks maha lükata mingit 7 foldivad, 6 foldivad, 10 võivad foldida. Ja noh, meil nagu tegelikult showdown väljast ei ole. Nõus. Meil võib vabalt 9x olla seal, emand, 10 poiss, suited võib vabalt olla. Ongi mingi kunn tuleb. Meie value range on turnis palju suurem kui tema, nagu kui me flatime pre. Meil võib vabalt pocket 9, tal pocket 8, mutt 9, suited, 10 poiss. Jep. Nii palju asju, mis meil olla saavad. Isegi kui ta tunneb, et tal on pocket 10, et kurat, et see vend võib bluffida mind, siis ta võib arvestama, et kui ta riveri jammi saab, mis siis teeb. Et tal on seal palju keerulisem spot any handiga. Kui meil on palju parem siin pressure peale panna. Ma vist hakkan kellega aega ka juba sisse sõitma, et kui keegi tahab, siis võib öelda, sest mul on nagu mingi... Vaata viimased 4 kätt. Vaatame jään siin. Okei. No mingi... Hull mees. Suht kõige haigem flop, aga vist siukse venna vastu peaks pettima. Jälle ma ei peti. Petiks mingi 1200. Ma teekski nagu käe põhjal enda petsasid. Need 8x kooliks ja nii edasi. No mingid 10x-id, sitemad poisid. Et ma nagu ei välutawniks ennast, aga võtaksin nagu välut sitemaga. Jaa, praegu annan lihtsalt free equity kaardi ja see on nagu mõtetu. Nagu siuksed vennad, tahtsin just öelda, et siuksed vennad väga tihti ise peti, nad pigem koolivad, aga kui neil võimalus on tšekil sergi. No nüüd koolime nii. Tahaks liidida vist. Tšekime ikka, las ta petib ise siis. Oi, pljääd. Ma vist click back reisiks, sest ma saan siis troodelt väljut nagu ja... Ma ei usut troodega siuksed asjad, et... Ja sitemad 2 paarilt ka nagu, ega ta foldima ikka hakka neid. Nagu see on see koht, kus ma saan nagu enne riverit vaata mingit asjadelt väljut, kui ma siin reisin, aga riveris enam ei saa nagu. Ma ei tea. Martal on ikka vist... Kui ta floppi tegi 400, siis tal võib vabalt olla mingi kunn 10 ja pocket mingi 8 võib olla ja... Seda ka, jah. 10-9 võib vabalt olla. Kui ta botib ka seda turni. Sest et sinu check call range'is võib vabalt mingid S-X-id olla. S10 ja S-Poiss näiteks, mida tema arvab võib-olla. Ta, noh, S on, ma arvan, tema mõttemaailma järgi, ma arvan, et S on parem sulle kui temale. Ja siis nagu, kui ta niimoodi mõtleb, siis miks ta peaks nagu suurelt pettima? Järelikult tal on käsi, mis piidib ässe, sellepärast ma kooliks käin. Okei. Väga hea. Tšekiks. Sõrber, rais. No selle venna vastu vist peab ära koolima. Ma ei tea. Ilmselt koolisin. Samas ma ei tea ka, nagu mida ta repibki oma rida. Ta ilmselt paneb mingi 2 paari ka nagu S8.
paned samamoodi. Ei tea, tõenäoliselt peab ära koolima, ma ei tea. Aga ma foldasin. Mart, see fold ka vale ei ole, ma arvan. Aga noh. Siibet flop ja siis enda elu lihtsam. Ma arvan küll, see on nii palju asjadega, kes sa tälutad siin. Jep. Teeks mingi tonni 200, teeks flopi kohe julgelt. Mitte palju, aga nagu siuke vähe, mõistlikult. Okei, tuleb mingi deep hand vist. Triibeta? Jaa, ma 3 pealt foldin selle käe tõenäoliselt. See võib flat, ma ei tea. See on siuke dünaamika põhine spot. Ma ei tea palju tavaliselt. Ma ei tea, kuidas big blind mängib. Ma arvan, et sõltub hästi palju sellest. Kas sa 3 betid või flatid seal. Ma arvan, et sõltub hästi palju lauast. Mulle rohkem... Tüübi fold to steal suht kõrge küll nagu, et ta võib olla küll väiksem. Või no sõltub hästi paljudest faktorist ka, et kas ta... Aga jah, ma ilmselt mõtlesin, et kuna mul on hea stack ja positsioon ja käsi, et siis ma saan postis nagu mängida suht okeilt ja... Ma arvan, et see on siukene... See tundub hea, aga ma arvan, et efektist äkki vaadates, ma arvan, et see on suht sitt käsi. Sest tal on kõik paremad 10x-id, kõik paremad muti-x-id. Ma ei usu, et ta väga mingit sitta avab seal, kui sina oled puttuni peal suure stackiga, kelle käes ta võib plätte saada. Selles mõttes domineerimise mõttes ma arvan, et see on nagu väga halb käsi. Millega koolida seal, seepärast tahaks 3 betta see kätte, aga noh, see sõltub veel sellest nagu väga paljudest muudest asjadest, aga võtsin. Et kas ta on nagu stacki just üles saanud või kas ta on kaotanud suure poti või ta on tiltis või ta steamib või noh, igates muudest asjadest, no ma ei tea. Või kuidas big blind mängib näiteks või noh, ma ei tea. No nii. Noh, koolime. Jah. Ei, tundub nii väljuvi raisk. Suht passiivne vend ka nagu, postis ka, alla 50% ajast teeb mingi. See tundub umbes siuke, et palun kooli mind ema Dixiga raisk. As queen, peti päris. See tundub siuke sais raisk. Aga ma ei olegi kindel, mis ma in-game tegin. Ma arvan, et tuleks mingi kunnid vässad, ma arvan, et jammiks selle törni. Jah. Nõus, et jammi kooliks kindlasti maha. Jammi kooliks kergemini ära, kui siukse asja. Ma arvan, et siukse asja, ma arvan, et see on fold või see. Aga nope. See on, ma arvan, kõige hullem nendest valikutest. See ei piini ühtegi välju kätt. Et pigem, kui sa lähed siis kooli ja loota, et ta riveriga bluffib nagu. Kui ta bluffib nagu. Ma ei usu, et ta bluffib kunagi. Kui tuleks flush draw, ta sais ikka suuremalt. Kui tuleks ässad kunnid, ta sais ikka suuremalt. Jep. Kõiki käsi, mida sa piidita jammiks või saisiks suuremalt, ma arvan. Jep. Täpselt nii oli. Aktsiin mingi hard see spot, vist peaks okei olema, ESP veel. Jah. Kolm bet. Jep. Liiga palju. Palju teed? 15,875. Mõistlik. 16,500 olen ma juurde. No midagi siukest, mis näeb ikka umbes siuke välja ka, et umbes, et please jammi mulle sisse. Ma tahan ikka actionit saada. Jaa. 18 näeb siuke, et umbes, please jammi, ma holdin. Jah. No kui sul oleks mingid, ma ei tea, pocket 9, pocket 10, pocket poisid, siis teeksid 3x umbes, et please jammi, et no... Jah, siis on parem. Et nagu tahad nagu bluffis on välja näha. No siis oleks hea sais, siis mulle meeldiks. Pillita või? Müü. Tahaks tongata. Jammida selle flopi. Ma arvan küll, et jammiks jah. Aga ma ei jammi. No nüüd ei saa midagi teha. Nüüd ei saa midagi. Jaa, ei, jam väga hea. Jam maks hea, jah. Sul on backdoorid, ülekaart. Mart, jah, Mart on hea. Ei saa kunagi koolida siin. Jep, kindlalt jam. Sest mul on nagu mingi alla 2 korda botti järgi, nii et... No 2x botti, siis pidi töötama 60
6% ajast või niisugust. Okay. 60–70% ajast peab 2 X-bot töötama vist. Okay. Jah. Täpselt tea umbes midagi sellist. No lihtsalt see ei hiti nende range'i ka absurdi nagu see poole. Isegi kui nad teavad, et nagu, nad ei kooli kuna käis saiga sind. Jah. Kool. Kool, jah. Muidugi. Kui oleks mingisugune Queen 9 või King 10, siis tahaks 3-betida. Jah. Fold vist. Sorry, mul oli kõne. Nüüd foldime ära. Jep. Vaat viimased 2 käts. Davai. Avan pool. Pett. Pett ikka muidugi. Su kõige sitem käsi, mida tahaks pette, siis just meil on ristisid, törne, suuremad petiks. 2800. Mida ta repib nagu? Ma ei näe küll siin. Ma ka ei tea. Ma ei tea, call on või? Ei või? Või reis või? Ei teagi. Ma peab kooliks lihtsalt. Repime kooliga palju paremini kui reisiga. Aga hea, nüüd ma jammiks törni. Ma ilmselt check jammisin ka. Jah, nüüd ma check jammiks. Nice sand. Üks noh, koolin ikka ühe. Muidugi, no seda üks tüü jätti foldisel. Jep. Ikka koolime. Ikka koolin muidugi. Ikka maksame. Ikka maksame. Ja foldime. Ei. Ma ei tea, ma tahaks jammida. 5 tonni on taga. Ma ei tea. Ma olen jamminud veel vähem, aga ka ja rahvas on foldinud. No vähe sa bluff, ma mõtlen. Jah, selles suhtes küll, kui ta nagu 3 päret lasi, siis veel saist nagu. No, näed, suht sitt, Martu sitt mängija lihtsalt. Martu bluffib seal lihtsalt. Miks ta petib 3 tänavat ässide või kunnidega seal? Martu ei ole midagi seal. Ei tea, ilmselt see pre-clickback hirmutas ära. No ta peab 7x olema seal ainult, mida ta 3 tänavat petib. Jah. Ma ütlesin, et pocket 6, pocket 8, pocket 2. Mingi overpairiga ilmselt ikkagi. No miks ta peaks overpairiga 3 tänavat panema siin, kui sul võib vabalt 2 paari olla, mis nagu nii foldi? No sest ta on handl, ta vaatab overpairi. Ma ei tea, jah. Ma ei tea. Ei oska öelda. Aga see on see spot, kus ma tahaks in-game klikkida ja irnuda, kui ta foldib. Ei, nagu make sense, sest tal nagu tõesti repib väga vähe. Jah. Meil on kõik 2 paarid reaalid. Jaa.